Nüüd jätkame järgmise esinejaga, kes juba meiega on siin ka liitunud, et tere Glenn. Vabandust, mul läks mikrofon kinni. Tere Glenn, sa ilmselt ei kuulnud üldse meie diskussiooni siin, et minu mikrofon läks kinni. Ma ei tea, Andrus, me peame vaatama, kas see üldse salvestus praegu, kuna mu mikrofon läks. Ma ei tea, millal see kinni läks, et peame vaatama. Ja. Et nüüd me vaatame, et jaa, Glenn, jaa, tere. Ma arvan, me paneme siin veel eesliided kinni, sest mul on sealt taga, pane võib-olla seal. Ma ei tea, jaa, ma saan seda siin teha. Ma pean lihtsalt leidma õige nuppu siin. Õige parameetri. Peale. Kas saab keegi puhul teha? Jah. Nii, nüüd on palju paberit. Kusjuures ma võin öelda, et need Maria kuvastikud ja see helifail ja tekstfail ma jagan teiega Drive'is, et I will share Maria Forset's material to you. You can have a later look. I even translated it into English and gave it to a Greek colleague. She wanted to join us today, but I didn't see her. But she was interested, so I have spread this paper, this presentation also to a Greek colleague. So looking forward to her feedback to this. So, ma arvan, sa vist ei kuulnud meie juttu vahepeal, tegelesid oma asjadega ja mul oli mikrofon kinni läinud millegi. Ma arvan, et me teeks nüüd nii, et ma jagan sinu kuvastikku ja sa hüüad, millal ma vahetan, pärast me arutame sinuga. Et kui tohib veel enne, kui sa alustad, kommenteerida, et meil oli praegu Apolloniline ja Dionüüsiline printsiip ja nüüd Glenn, kes kaitses oma bakalaureusetööd eelmisel aastal, tegi ka seminarid ja uurimust minuga. Tundub, et me vahetame teemad ja see on nüüd kaasaegne muusika ja audiovisuaalsus ja vaatame, milline nendest printsiipidest on siis, leidub siis Glenni loomingust. Nii, Glenn, palun, the stage is yours. Meil on siin põhiliselt sa saad eesti keeles rääkida, mõnikord oleme inglise keele peale läinud, aga ma arvan, sa võid, eks ole, põhiliselt eesti keeles rääkida. Nii, mida on kuulda hästi, jah? Jaa, siin on väga hästi kuulda. Super. Ja sinu kuvastik paistab meile ja sa võid startida. Sa võid seda kuvastikku minuga ka jagada, nagu sa ennem tegid, siis ma näen. Sorry, ma jätsin jagamata. Sorry, minu viga. Andke andeks, jaa. Nii, ja loomulikult, just. Terve ekraan. Juhaldada sellist sümpoosiumit vajab multitaskingut, mitmik tajumist. Nii, ja nüüd sa näed, eks ole? Ma näen, jah. Oi, sorry, mis ma nüüd Sorry, nii, slideshow. Nüüd sa näed ja saad siis mind juhatada, mida näidata. Jah. Tere kõigile, mina olen siis Glenn Ander Popovitš, artisti nimega Glenn Vassier ja tegin enda bakalaureuse lõputööks siis debüüt-EP, mille juhendajaks oli Gerhard Lock. Ja räägingi täna natuke siis teile enda arusaamast, mis on stiil ja millest see koosneb. Võib järgmist slaidi panna. Et miks see teema?
Esiteks, et ma tahtsin enda lõputöö teha võimalikult laiahaardeliselt ja rahvusvaheliselt, et kuna olen tutvunud väga paljude andekate inimestega üle maailma ning leidsin, et see on ka hea võimalus siis neid siin enda lõputöös kasutada. Ja kuna olen pikaajaliselt ka olnud Eesti underground või siis vastandi klubikultuuris sees, siis on see mulle väga südamelähedane teema. Ja tegin ka enda siis viimase osa enda sellest bakalaureuse lõputöös siis alternatiivklubis Eestis. Ja lisaks sellele tahtsin ka, et võimalikult palju erinevaid meediumeid kasutada lõputöös. Et võib järgmise slaidi panna. Et siin on ka üks lühikene näide kohe minu EP siis kõige esimesest loost, mille muusika produtseeris Rasmus Neljand. Ja mille AI visuaalid tegi siis Rebecca Künnis, kes hetkel baseerub USAs ja tegelebki seal AI visuaalidega. Et näite lühikest klippi sellest alustuseks. Nii, teeme nii, kas minu mikrofon jälle, kas sa kuuled mind? Jah. Okei, ma nüüd jagan seda linki, eks ole. Saad vist peale ka klikkida sinna lihtsalt. Saad lihtsalt klikkida sinna peale ka vist. Ja seda küll, aga siis ta ei pruugi heli jagada, et ma jagan seda nii nagu Jetsis on see kindel värk, nii et vahepeal katkestan jagamise, et mul ei ole enam kogemusi, kuidas see Jetsi selle klikkamise peale reageerib. Jaga videod ja sa võid sisse hüüda, millal ma siis lõpetan, eks ju. Nii, jagame. Okei, heli on millegipärast kinni. Ja ma ei tea miks. Huvitav. Meie hetkel ei kuulnud midagi. Nii. Speakers, onboard, nii, seda ei ole vaja. Meil on vaja internal headset. Ta läheb siit välja. Proovime uuesti. Okei, ta ikka ei taha. Üks moment, seda meil jäi testimata. See vist hakkas valest kohast ja ma ei tea, kas ta mul jookseb kokku praegu see video. Ei, praegu ma stoppisin seda, ma otsin, kuidas heli meile saali lasta. Interne headset, onboard. Nii, okei, see ei töötanud. Ma lähen korraks tagasi, kus ta ise väidab, et ta mängib seda. Nii, vaatame. Gerhard, kas sa kuuled mind? Oota, nüüd läks su heli ja okei, nii, teeme nii, et ma siis ei jaga seda heli sinuga, et siis me peaks saama kindlad ruumi peale. Sa ju tead, eks ole, oma näited, et ma ei hakka seda heli praegu Jetsi jagama. Ma arvan, see oleks kõige kiirem lahendus, eks ju. Et näited saame hiljem videos juurde monteerida. Okei, sa ei kuulnud mind, vabandust, mikrofon läheb kinni, kui see... Sa ei pea neid videoid minuga jagama, et lihtsalt... Ma ei tea, kas üldse video toimis praegu või? Mul lihtsalt jooks kokku kogu aeg. Ei toiminud, et ma otsisin, kuidas seda saali peale lasta. Praegu on mul see helisüsteem segaduses ja ei leia enam teed tagasi. Üks moment. Huvitav. Andke andeks, et siin ei ole võimalik seda kuidagi tagasi meelitada. Nii, nüüd ta läks, aga me tahame siia peale. Moment. Nii, üks moment. Ma üritan teda siia peale. Ütle midagi, Glenn, uuesti. Ütlen midagi. Väga hea, nüüd sina olid saanud, väga hea. Teeme nii tõesti, et ma klikkan lingi peale, aga siis sina ei kuule seda väga hästi, et ma lasen seda nii kaua, kuni ma ise arvan või praegu sai. Ja Jetsi paneb minu mikrofoni automaatselt kinni. Et vaatame, kui hästi see sinuni kostub. Ma panen esimese näite käima. Nii.
ja nüüd ta tuleb sellest valitud kohast, eks ole. Ta tuleb 2-2, kas see... Jah, väga hästi. Sobib. Võidki minuti lasta. Lasen minuti umbes, okei. Nii, kuulasime umbes minuti. Ma ise küll kuulnud, aga usun, et kuulasite. Me kuulasime umbes minuti ja ma jagan ekraani uuesti, et siis on pilt jälle ees. Nii, tahame ekraan. Nüüd, okei, sorry, nüüd me näeme siin, nüüd näeme kuvastikku. Nüüd jätkub sinu kuvastikku. Jah, võib järgmise slaidi panna. Kiiresti vabandaga minu poolt tehniliste viiperuste pärast. Tuleks oleks koha peal olnud muidu, aga ma hetkel Austraalias ehk jõudnud nii kiiresti Tartusse. Aga jätkan siis enda slaidishowga, et stiil kui konstruktsioon, et mis see stiil üldse on siis minu jaoks. Stiil on mitme asja koolsus, ongi heli, visuaal, ruum, lavaline hoiak, riided või platvorm, kas mingi klubi või internet, et kõik see kokku teeb siis stiili. Et tihti, kui ma mainin esimest korda kellelegi, et keegi saab teada, et ma tegelen muusikaga, siis esimene küsimus on alati, et mis žanrit ma teen, mis stiili muusikat ma teen. Ja et alati ma leian selle natuke raske vastata, kuna tänapäeval on žanrid nii voolavad, et on raske panna midagi ühte kasti enamasti. Aga kui ma alati ei hakka mingit loengut pidama, et mis žanrit ma pean, siis ma pinnapealselt vastan neile umbes, et mis muusikat ma ise kõige rohkem olen iseendale siis produtseerinud, et sükest hyperpopish trance, melodic trap. Ja tihtipeale eelistan siis produtseerida sükest kiirema BPM-iga, kiirema tempoga muusikat ja tihti lisada sinna siis melanoolse kõlaga chord progressionit. Et järgmisel slaidil ongi siis minu EP kõige viimane lugu, mis oli siis ainukene lugu mu EP-l, mille ma ise produtseerisin. Ja võib ka seda kuulata mingi paar minutit, et umbes aimdus saada, missugust muusikat ma ise varasemalt olen ka produtseerinud ja teinud. Ja, selge. Kuulame umbes minut sellest. Nii. I'll be nothing like a fool, but you're the always
Nii, me kuulasime selle nüüd. Oli kuulda Ja, me kuulasime nüüd selle näite kuulasime lõpuni 3 minutit vist, läks nii kiiresti, et sai väikese tervikuga, et sa võid jätkata. Või pärmist slaidi panna. Nii, siin me oleme. Unustasin seda ka mainida, et eelmise muusikavisuaali tegi Hendra Raudu mulle. Ikkagi oleks nimetatud. Siis konstruktsioon või dekonstruktsioon, et kui ma räägin konstruktsioonist, siis ma ei mõtle midagi väga teoreetilist, et pigem ma mõtlengi seda, et muusikastiil on kokku pandud siis erinevatest osadest, et seal on heli, aga seal on tihti ka videod, riided, ruum, hoiak ja isegi võiks teha seda, et kes tunneb, et sinna stiili sisse kuulub. Et stiil tekib siis, kui mingid kindlad valikud hakkavad korduma, muutuvad ära tuntavaks, mingid teatud soundid, mingi kindel BPM, teatud esteetika, platvormid, nagu ma juba mainisin. Ja kui see aja jooksul hakkab muutuma siis normiks nii-öelda, siis lõpuks tekibki tunne, et see peabki olema siukene, et tekib mingi stiil. Et see on lihtsalt siis konstruktsioon, et mitte mingi vale asi, vaid kokkulepe pigem. Aga kui ma räägin dekonstruktsioon, siis minu jaoks algab see hetkel, kui ma küsin, et miks need asjad just nii koos on. Et mis juhtub siis, kui ma võtan ühe stiili heli ja panen sellele näiteks mingi täiesti uue esteetika või kui ma kasutan mingi kindlaid žanri klišeesid nii palju, et need muutuvad omakorda millekski täiesti uueks. Et minu bakalaureuse töö ja loomikuline projekt ei olnud siis katse midagi hävitada, vaid pigem nähtavaks teha. Et kui lammutada midagi natukene lahti, siis saab rohkem aru, et kuidas see üldse koos püsib. Ja siis saab sellega sealt hakata edasi mängima. Või järgmise slaidi panna. Et siis minu bakalaureuse tööst natuke lähemalt ka. Et 2025 kevadel siis esitasin selle. Ja selle pealkirjaks oli siis stiili ja identiteedi kujundamine muusikalise projekti kaudu, EP-disk loomine ja performatiivne esitlus. Ja see siis sisaldas endas uurimust ja lisaks ka praktikat.
et mulle väga meeldis, et ma sain väga suure osa sellest teha praktiliselt ja sain ka selle väga suure mastaapselt teha. Et võib järgmise slaidi panna. Et see EP-disk siis koosnes 6 loost, millel igal lool oli siis erinev produtsent. Kokku tegelikult oli siis 7 produtsenti, kuna ühele loole ma produtseerisin ise muusika ja ühel lool lisaks oli 2 produtsenti, kes olid siis Hollandist pärit. Ja siis selle kõige EP või selle bakalaureustöö lõpetuseks korraldasin ka klubis Hall siis EP live esitluskontserdi, mille koos ma tegin siis enda hea sõbranna ja kursaõega Mikaela Saracenoga, kes siis lõi selle EP ümber siis ruumi. Et ta tegi terve suure lavakujunduse siis seal Hallis ja tegi täiesti sukse unenäolise maailma sinna. Ja lisaks sellele 6 loole oli mul ka kõikidele lugudele lasin teha ka erinevad visuaalid erinevate visuaalkunstnike poolt. Et mu algne plaan oli, et ma teen kõikidele lugudele lihtsa sukse lüürika video, ehk siis video lihtsa mingis luupivad videod, kus sõnad jooksevad peal. Aga osadel lugudel see projekt muutus palju suuremaks. Ja näiteks järgmine näide, mis mul ongi siin kohe järgmine slaid, et seal see videoprojekt läks päris suureks, et saime loo filmida Linnahallis ja tegime seal video, ma nimetan kohe nimed ära kõik, et esiteks muusikalise produktsiooni taga siis oli Max Čiskaric ja Jerry Vosebelt, kes on siis mõlemad hollandlased ja kellega ma tutvusin enda Erasmuse semestril. Ja visuaali tegi siis siia Paul-Hendrik Taude, Ketleen Noormägi, Joosep Ivas ja neid aitas veel lisaks Jüss Leban, Siim Volkmann, Andres Jõesaar ja Elis Kitt ning oli ka 2 näitlejat lisaks minule seal siis Gerden Krismar Keinom ja Hannes Tambla. Ehk siis selle video võite see lõpuni tore video. Aha, okei. Aitäh, siis vaatame selle siis tervikuna. Nii, teen lahti ja vaatame seda. Nii.
tagasi kuvastikku. Oleme tagasi, võid järgmise slaidi panna siit kohe. See oli siis mu EP 4. lugu ja räägiksingi siin enda või üldiselt performatiivsusest. Et leian, et performatiivsus siis üldiselt ongi mingi stiili lõplik vorm, kuna sinna tuleb siis kõik kokku, et on keha, seal on heli, seal on ruum, mis on kujundatud siis selle stiili ümber, seal on publik, kes seda stiili kõik austavad või kes tahavad sellest osa olla ja see tihtipeale ongi siis nii-öelda viimane samm, kus mingisse kindlas stiilis jõuda, et võib järgmise slaidi panna. Et ka mul sellest esitluskontserdist on Laura Talli filmis mul selle kontserdi esitlust ja pani kokku ka lühikese video, et võib ka vaadata selle aftermovit siis. Jaa, kui pikk see oli, kas sa saad öelda? Mingi minut. Seda me vabalt jõuame vaadata, et vaatame seda näidet siis ka tervikuna. Nii. Jaa, aga me jõuame küll 3:40 ilusti ära kuulata. Üks moment siin ei jõua see. Jaa, me kuulame tervikuna seda, eks ju. See oli ka see, mida sa oma bakalaureustöö kaitsmise näitasid, et see annab toreda ülevaate. Nii ma üritan täis ekraani saada ja siis kuulame, vaatame. Nii. I want to be.
jah, siuke... Oleme tagasi, jaa, aitäh, jaa. Aitäh teile. Võib järgmisest slaidi panna. Jah. Et mida ma siis sellest kõigest õppisin, et see oli tegelikult üks väga pikk protsess, mis oli, et see tegelikult algas üldse juba aasta, poolteist, 2 enne, kui ma üldse mõtlesin, et seda bakalaureusetööna kasutada. Ja ma õppisingi, et stiil on tegelikult väga tugev tööriist, mida saab kasutada erinevates vormides ja identiteet üleüldiselt on täiesti liikuv, et see artist, kes ma olin võib-olla kunagi algsemalt, et see on täiesti muutunud sellest, kes ma olen siis praegu ja ilmselt see ka muutub veel edasi tulevikus, et mul on ka plaan selle EP-seeriaga jätkata ja võiks siis olegi näha, et kui palju on siis mingi see identiteet ja minu stiil muutunud antud olukorras. Ja lõpetuseks ma veel mõtlesin, et näitan veel ühe lühikese muusikavideo sealt EP-lt 5. loo, mille siis võib järgmist slaidi panna, mille produtseeris Naatan Tulve ja millele visuaali tegi siis sama tüüruk, kes tegi sellega Aftermovie Laura Talli ja teda aitas Ashley Lynn Gonselli. Et see on siuke 2-3 minutiline lühike video. Jaa, nii. Et ma arvan, me kuulame seda ka, see on 2, me kuulame seda ka lõpuni, meil on piisavad aega selleks. Nii. Rohkem jällegi, jah. Rohkem sul näited ei tule, jah. Aga siis kuulame seda siis lõpuni. Et... jah. Tere! Nii, kohe olen tagasi. Jaa. Nii, kohe olen tagasi. Vahetame kuvastikule. Nii. Ja. Jah,
et kõikide nende lugude, mis me kuulasime, tegelikult sealt oligi kuulda väga hästi seda, et kõik need produktsioonid tegelikult olid täiesti erinevad nii-öelda žanriliselt või siis stiililiselt, aga mis mu selle lõputöö eesmärk oligi, et enda identiteedi leidmine, et ma kasutasingi kõiki neid produktsioone, mis ma sain, mis ma välja valisin ja leidsin enda häälega, enda siis lisaproduktsiooniga sinna siis sihukese ühise tee, mis siis tegi selle nii-öelda minu omaks. Rohkem slaide mul ei olegi, et aitäh teile kuulamast ja kui kellelgi on huvi lugude vastu EPL või muudel väljalasetel, siis saab YouTube'is kõiki ja visuaalidega lugusid mul kuulda ja muidugi ka SoundCloudis, Spotify Musicus, Deezeris ja igal pool mujal on võimalik ka lihtsalt muusikana kuulata neid. Aitäh teile ja kui on küsimus, siis võite tulistada mind. Ja, aitäh, ma lõpetan praegu jagamise ja publik näeb sind nüüd ja Andrus sättib, et sa meid näed ja siis ongi aeg aruteluks ja küsimusteks. Sul loojub päike seal, ma näen praegu, eks ju? Nii, ja nüüd ongi aeg. Oi, me peame hindida veel. Dann enne oli veel üks tund praegu. Jaa, see loojub praegu. Et nüüd on meil... Pane Andruse see mikrofon kinni. Ta üritab praegu, Andrus tegeleb just, ta tegeleb praegu. Nüüd peaks kinni olema. Nüüd peaks hästi... Kas sul on hästi kuulda? Kas sa kuuled? Mitte kõige paremini, aga natuke kuulen. See on nüüd kinni see mikker, see on nüüd siis kerad oma. Andrus, ole hea, aita mind tõstame see laud lähemale, et oleks see diskussioon läheb siia mikrofoni. Ma keera arvuti juurde tõesti. Sellest ei piisa. Võin ka keera... Või teine variant, pane sina kinni, ma teen mina lahti. Pane sina oma mikker nüüd kinni. No võime. Ma ei tea, kas see töötab. Zoomil on see probleem, et see... Pane kinni. Nii. Kas sa kuuled hästi? Nüüd ma ei kuule enam midagi. Ei, teeme nii. Oota, ma siit kinni. Okei, tee. Kas nüüd kuuled? Mul on mingisugune connection error. Jaa. Aga teeme nii, et lükkame selle laua... Okei, keera, kuidas tahab lükata seda? Kõigepealt lükkame laua lähemale meile ja siis võime arvutit keerata, tegelikult väga vahet ei ole seda keeramise. Ma arvan, keera siit samast. Ei. Oluline on... Kuule ikka midagi. Sorry, jah. Nii, ma teen enda... Sa Ants või keegi aidata. Ma tegelen selle arvutit. Ants, kas saad tulla, tõstame laua natuke... Nüüd ma kuulen jälle võtta. Ja, aga ole hea, tõstame selle arvuti publikule lähemale, et siis on suurem šans. Nii, pärast võtame tagasi selle. Nii, meil on võimalik seda ilusti. Aitäh. Peab olema kõige valim hääl, siis aga pane. Nii. Ja nüüd on, moment, juhe on natuke veel, ei, see on nüüd kõige lühem, kõige pikem juhtmeti. Nii, kuidas sa meid kuuled, ütle mulle. Ma kuulen hästi, aga nüüd ma ei näe teid. Okei, Andrus kohe tegeleb, ta tuleb tagasi. Et ta jooksis kinni, aga tegeleme sellega nüüd, kui näiteks Timo, ütle sina midagi. Tere! Nii, Timo, sina istud kõige kaua, ütle midagi. Tere hommikust, Glenn! Tere! Kas Timo oli kuulda? Nii, palun räägi sinna. Rõõm sind näha. Kas kuulad mind? Katkendlikult kuulen. Katkendlikult. Kuidas on kuulda praegu?
keegi võib-olla, kes mikrofoni lähedal võib edastada. Ja, aga siis teeme ikkagi nii, et see, kes tahab midagi öelda, läheb, teeme siia, see on speaker tool. Ja, siis, Pia, siin meil on tool, ma arvan, selle kaudu on. Glenn, you see us? You see us? Okay, perfect. Yeah. I'm speaking in English, so thank you for your show, and congratulations for the work. I was wondering when your topic was your style. So how could you say that your style was developing during this process? Did your style develop, or did you already have a style that then you further elaborated? I definitely had visual style before, like my clothing and everything like that before I did the EP. But while I was doing my EP, then I really got to add my own style there visually, especially, but also musically, because when people or my friends sent me the music files, then they knew who I was, they knew what kind of music I make, but I especially asked them to make their own vibe of music, but think of me as the reference. So I would say that trying to find my voice onto these productions that they made was definitely helpful for myself in developing my music style even more, because now I'm also collaborating with different artists, and it helps me to mix with the artists that I collaborate with. Thank you. Ja, Hans, yeah. Ma võib-olla natuke pikem, mõned küsimused natuke pikemad, aga kõigepealt enne kui me selle stiili teemale tagasi tuleme, et ma aru sain, et selline nagu muusikatööstuses ongi sellised asjad on koostööd, et mind huvitab, kuidas see koostöö siis jaotab, et kui me räägime, et seal on nagu loo, ütleme, sõna, meloodia, komponeerimine on üks asi ja siis need süntesaatori partiide komponeerimine on teine asi ja siis salvestamine stuudios ja mix ja masterdamine on kolmas ja neljas asi, et kas sa teed seal kõike ise või mis tavaliselt missugused tööfaasid sa tavaliselt nagu annad oma nagu heade kolleegidele nagu Nathan Tulve? Eks siis tööprotsess põhimõtteliselt, jah? Põhimõtteliselt enamasti mul see tööprotsess näeb ikkagi välja niimoodi, et siis kui ma ise produtseerin muusika, siis ma kõigepealt teen produktsiooni või siis kui ma lasen kellelgi teisel teha, siis ma lasen saata neile endale mingit produktsiooni, mille ma valin välja. Kui mulle see meeldib, kui see kõnetab, siis ma hakkan... Mis see produktsioon siin tähendab? Produktsioon ongi siis kõik terve see muusika heli pool, mis on siis ilma vokaalita. Mõtlen seda selle all, et muusikaprodutsent, kui kes siis produtseerib siis selle nii-öelda muusika sinna minu vokaali taha. Ehk siis see on esimene asi siis... See oli mu küsimus, kas sina tegeled ainult vokaaliga ja siis keegi teine tegeleb ainult selle süntesaatori ja trummi taustaga või teed sa seda ise või teed sa ise mingisugune moolaaž ette ja keegi teine nagu teeb seda nagu... Siin antud EP-l oligi siis need viis lugu, mis mul oli teiste produtsentide poolt tehtud, et nemad ise tegid siis alguses selle nii-öelda demoversiooni mulle valmis. Ja siis ma salvestasin enda esimesed demovokaalid sinna peale ja siis me koos põrgatasime seda Kas see tähendab, see protsess hakkas siis kõigepealt selle süntesaatori taustaga ja siis tuli vokaal või?
Jah, kindlasti, et see süntesaatori taust, need trummid seal taga, see oli kõik seal kõigepealt ja siis ma salvestasin kõige selle juures, mis mina siis muusikaliselt tegin, oligi siis enda vokaali töötlemine sinna muusika sisse, sõnade kirjutamine, kõik salvestamine, asjad, et see vokaalitöötlus oli kõik minu poolt, aga see kõik algas jah, ikkagi siis sellest nii-öelda süntesaatori meloodiatest ja trummibiitidest, mis meile siis saadeti. Et see on meie jaoks huvitav nagu teada, kuidas sellised teosed tekivad ja siis produtsent tegi ka siis nagu mix ja mastering tegi ise ka ära. Olenes, osadel lugudel tegi mixi produtsent, aga enamus lugudel tegin lõpumixi ise ja masteri ma lasin ühel eraldi inimesel Andres Nõunakul teha veel, et kõikidel lugudele, kuna ma tahtsin, et keegi, kes puhta kõrvaga kõik need kuuleks. Mulla on kysymys. Tere, olen Mauri. Ja mulla on kysymys identiteetistä. Sään Arumis stiilikujentaminen on siinä kontekstissa. Aga missä on erinevuus identiteetikaan? Mis tähendab identiteet sulle? Antud kontekstis stiili identiteet olen ma võtnud suhteliselt suure võrdusmärgi alla, et kui stiil on kõik siis need, millest ma rääkisin, siis muusika, videod, riietus, platvormid, asjad, kõik kokku, siis lihtsalt identiteedile sinna juurde tuleb veel lihtsalt minu enda isiklik. Ma võib öelda, et stiil on laiahaagelisem kui kõikidele välja paista, aga kui identiteedist ma räägin, siis see on ikkagi see, mis mina enda sees mõtlen, mis ma enda peas mõtlen. Et minu enda identiteedi kujundamine, kuidas ma iseendast aru saan nii-öelda. Okei, ja sä kujundat sitä identiteetti ka? Kuidas sä kujundat se identiteetti siinä? Siin ma pigem ei kujunda identiteeti, vaid siingi ma nagu identiteet kujuneski läbi selle projekti, et see oli siuke voolav protsess pigem. Okei. Tere, Andrus siin. Ma loodan, et sa kuuled. Mind huvitab see sinu tööetapp, mida sa nimetad dekonstruktsiooniks. Et kuidas sa seda tegid? Kuidas sa tegid seda stiili dekonstrueerimist? See kõik tegelikult algas. Mõtled siis see küsimuse all seda, et kuidas siis mul see lõputöö nagu seda kirjalikku osa, uurimuslikku osa tegin või? Ei, ma mõtlen seda, sa tegid mingisugust, sa ühesõnaga näitasid ühte slaidi ja sa ütlesid, et sa nagu konstrueerid stiili ja nüüd sa oled nagu rääkinud sellest, mida stiil sinu jaoks tähendab ja sul oli seal tegelikult ka sõna see stiili dekonstrueerimine. Et mind huvitabki nagu see protsess, kuidas sa seda tegelikult tegid? Ei, seal slaidi all ma pigem üritasingi lahti seletada, et mis see stiili konstruktsioon nii-öelda on, et see, millest see kõigest koostab, mis ma mainisin, aga et pigem oligi, et see stiili dekonstrueerimine, et miks on nii raske tänapäeval leida mingid kindlad, lihtsad sõna enda muusika stiili kirjeldamisele, muusikakanali kirjeldamisele, kuna kõik need žanrid on nii segunenud ja see on raske lihtsalt kõike ühte kasti panna. Ja kui ma rääkisingi siis konstruktsioonist, siis konstruktsioon on see, mis on juba rakudis. Aga dekonstruktsiooni all siis mõtlen siis seda, et kui ma hakkangi erinevatest asjadest mingeid inspiratsiooni võtma ja lisan kokku siis mingi lõppvormiks, siis sellest tekib nii-öelda siis uus konstruktsioon. Okei, et see oli eelkõige selline intuitiivne protsess, nagu ma aru saan. Võib öelda, Ja, ma võin taustaks öelda, et Glenn on olnud ka enne seda, ma arvan,
enne kui ta Iku Mummusse tuli, oli ta ka juba audiovisuaalne ja multiplatvormiline, aga Iku Mummu õppekavas meie tudengid peavad tegema sellise loomingulise bakalaureusetöö, mis peab siis koosnema 2 meediumist, muusika ja siis kunst üldiselt, ja siis selle raames üliõpilased peavad ka looma akadeemilise bakalaureusetöö kirjaliku osa ja seal nad kirjutavad lahti ja viitavad ja nii edasi, et see on nagu korralik uurimus, aga mitte nüüd teaduslik uurimus, ja seetõttu on tudengid, kes muidu võib-olla tõesti intuitiivselt tegutsevad ja loovad oma kontserte ja teevad oma produktsiooni, on siis sunnitud lahti mõtestama ja kirja panema ja akadeemilisi allikaid sinna panema, et nad ei leiuta ise jalgratast, vaid nad on olemasoleva kontekstis tegutsevad ja et see on ka osa sellest, ma arvan, et tudengid on sunnitud dekonstrueerima omaenda mõtteid, aga samas Andrus tahtis küsida, kuidas sa seda loominguliselt tegid, sest see kuva näitas, et sa oled ka loominguliselt sellega tegelenud. Mulle tundub, et kuna sa tegid koostööd erinevate kaasprodutsentidega ja mina sain aru, et sinu hääl on see, mis ühendab kõiki lugusid. Sinu hääl on see, mis on see, mis tegelikult peab ka kindlustama ka stiili ühtsuse, et kas me võime rääkida sellest, et sinu EP on stiililiselt ühtne, aga samas väga erinevad inimesed on panustanud sinna sinu juhendamisel. Jah, see oligi see kogu mõte, et kõik need produktsioonid, mis saadeti, et tegelikult oli nii palju erinevad žanritest nitti võetud, et see viimane näide, mis oli, seal oli niisugust IDM trapilikku stiili või siis need hollandlased, see oli niisugune pigem house'ilikku või siis esimene lugu oli niisugune ambience pigem, et see oligi siis minu hääl, minu vokaal, kuidas ma seda vokaali töötlen, siis see nagu tõi need kõik sarnaseks, ühtseks kokku tagasi. Ja, aitäh, Hans. Kas meil on veel natuke aega? No ikka, ma usun, et on. Ja, Hans. Et nimelt enne, kui ma tahaks selle stiili küsimuse nagu tagasi tulla, et siis küsin, kas sa oled oma või kuidas oled oma produtsentide või selle järeltöötlus või masterdamise kõik selle oma kaasloojatega tööga rahul? Kuidas ma rahul olen nendega? Ei saaks rohkem rahul olla, tõesti see töö ei oleks ilma nendeta sündinud ja kõikide nende produtsentidega, kellega või visuaalkunstnikega, kellega koostöö mul oli lihtsalt, kuna esiteks nad olid juba nagunii mul head tuttavad kõik, siis meil oli see suhtlus oli väga kerge, me saime üksteisest väga hästi aru, osad produtsentidega. Et see kõik nagu ka inimene tasandil süngib, jah. Ja, käisin ka, need, kes Eestis olid, et käisin ka stuudios osad produtsentidega koos miksimas seda, näiteks Luurel Varast tegi ühe loo, millele ma täna ei lasknud ja samuti ka Robin Saagim, keda lugu ka ma ei lasknud ja kuna nad on head sõbrad, siis oli väga lihtne koostööd nendega teha, et võib-olla niisugust inimestega, kellega ei suhtlegi mingid uued inimesed, et on palju raskem, et ei julge öelda seda, mida sa tahad öelda ja siis võib-olla lõpuks ei tulegi see projekt valmis, mis sa tahad, et tuleks. Et selle antud projektiga oleks mul väga hästi. Ja. No ütleme nii, et mina enda poolt, et sa oskad siin nüüd lahterdada kui seda, mida ma nüüd ütlen, et ma olen küll stuudiotöödega kokku puutunud pigem nagu sellise eksperimenteeriva lüüdismuusika siinilt, aga selles mõttes, et ma ütlen kohe ette, et ma ei ole selle
populaarmuusika spetsialist, ma väga palju ei kuule seda muusikat, kuigi siiski on mingisugune nagu väga ähmane ettekujutuste nagu stiilidest või ajastutest on mul kuskil olemas, mis võib-olla on isegi vigane, siis korrigeeri mind. Et kui ma seda nüüd kuulasin, ma isiklikult kujutaks ette, et ma tooks vokaali natuke selgemalt välja, aga äkki sa seda just ei tahtnud. Seda ma ei tea, et kuidas sellega on. Jah, see on läbikäiv teema nii-öelda nüüdismuusikal päris palju, et osad inimesed leiavad, et võiks olla vokaal siuke selgem ja arusaadavam. Isiklikult mulle väga meeldibki, kui on vokaal pigem annab siukese, mis see siis eesti keeles on, vibe'i, et mitte, et ta ei peakski andma nüüd seda mingeid sõnu ja asju seal nii täpselt edasi, vaid et ta on osa sellest muusikast, et vokaal on kui instrument, mida kasutan siis mingi emotsiooni tekitamiseks. Et mulle hästi meeldib ka live showdel, ma iga kord, kui ma teen, siis mul on alati 2 mikrofoni, millel on mul erinevalt pandud hästi palju erinevaid efekte ja ma lihtsalt, mulle meeldibki mängida vokaali efektidega hästi palju. Ja sellest ma sain aru, et see oli ka mul väga huvitav kuulata, eriti kõige rohkem meeldib mulle see, et sulle kui lugu lõppes selles viimases videos, et ja siis hakkasid oma kommentaariga rääkima läbi selle autotune'i, et see oli isegi minu jaoks palju lahedam kui see muusika. Ei, see muusika oli väga lahe ja sama lugu oli minu meelest laivis palju lahedam kui selle, mulle tundub, et nagu suke nagu oli rohkem särtsu sees kui see nagu stuudio mix, mis on nagu selline puhas ja jah, ei, kunagi keegi ütles mulle, et live-kontsert ei tohiks olla stuudio mixi edasiandmine, vaid live-kontsert peakski olema täiesti uus kogemus, seal peakski juhtuma äpardusi, sest et selle jaoks ei tule, et sa võid ju kuulata seda stuudio mixi kõnekappidest ka, aga live-kontserdil jah, ma kunagi ei võta seda autotune'i maha, kui ma räägin publikuga, mis vahepeal tekitab segadust, sest ei ole nii hästi aru saada, mis ma räägin, aga polegi vaja. Okei, ma tahaks korraks katkestada, kui ma nüüd ütlen seda, et sa ütlesid ennem, et sul nagu iga laul on eraldi stiilis, et seda oli mul natuke raske jälgida, selleks peaks ma võib-olla seda veel rohkem kuulama, et see, mida esmakuulaja saab hoomata, on alati palju vähem kui see, mida looja teab ise läbi oma loomise protsessi. See on ka selge, aga mulle tundus küll, et teatud ühtsed nagu jooned läbivad kogu see 4-5 lugu, mida me siin praegu kuulasime, et selles mõttes, et ma ei oska nüüd hinnata, kui personaalne sinu stiil on, selleks ma peaks seda laadi muusikat rohkem kuulama, sest päris palju selliseid võtteid on üldtuntud, nagu sa ise ütlesid, näiteks arpeggiaatoja on sellised suhteliselt straightforward süntesaatori soundid, mida võib-olla minu. Jah, nagu siin kohal peabki kuulama lihtsalt nüansse, et see on sama kui öelda, et klassikalise klaverimuusikal, et nüüd on kõik lihtsalt klassikaline klaverimuusika, aga tegelikult on ju romantistlik, klassitsistlik, barokk, impressionism, kõik on ju tegelikult täiesti erinevad, et see on lihtsalt tänapäevase muusika. Aga minu esimene, ütleme, süntesaatorite poolt esimene assotsiatsioon oli selline, kas hiline 80-ndat, hiline 90-ndatel nendes arpeggiaatorite või nende teatud soundidega, mis tollal just olid võimalikuks saanud, et selles mõttes, et kui ma kuuleks seda korraks, mõtlen, oi, see on mingi retro. See oleks minu lihtsalt mingisugune ainuke asi, mida loomulikult ei klassifitseeruks retroks, on see
autotuna need efektid, et selliseid autotune'i tollal veel ei olnud olemas, ma ei mäleta, millal ta tuli, mingi 2000 autotune'iga mul on enda 90-ndatel. Jah, tuli juba jah, äkki siis aga see, et siuke autotune, et siis lauldakse laivi, siis ta libiseb juba üle need pooltoonid, et mingi hetk tuli see kuidagi moeks seda niimoodi lasta ja selles mõttes, et mina olen seda tihti vihkanud. Mulle see ei meeldi, aga ma saan aru, et see on nagu stiili element, see kujundab ka sinu stiili ja paljud selliste artistide stiili kujundab seda. Jah, selle autotune'iga on olnud väga palju sükast vastukaja või lahknenud arvamusi, et ma saan täiesti aru, et mulle ise endale ka ei meeldi autotune'i kasutamine selle jaoks, kui mingi laulja siis kasutab seda, et puhtalt laulda, aga kui isiklikult mina ja väga paljud artistid, keda ma kuulen, kes mulle muusikale väga meeldib, kasutabki autotune'i kui hääle eraldi instrumenti tegemiseks, et see ongi nagu täiesti eraldi instrument ja et seal ei olegi tähtis see, et kui puhtalt sa laudad, vaid et sa annad sellega mingi uue emotsiooni edasi. Jah, natuke minu väga isiklik kriitika selle autotune'i või isiklik probleem selle autotune'iga, ma peaks endale sellist plugini sebima, võib-olla mõned paindlikuma, et mis mind võib-olla huvitaks, ma paneks seal hoopis teistsuguse tune'iga süsteemi sisse, et mind häirib, et see tsementeerib seda 300 aastast vanust häälestust, mis meil on klaveri kaudu on ja see on minu isiklik asi, et ma oma loomingus võitlen selle vastu, et see oleks huvitav mingi mikrotonaalse skaala sinna sisse programmeerida ja vaatama, kuidas siis tuleb. Nii, aga aitäh, oli väga huvitav, et kuidas nagu stiili mõiste nagu on nagu kujunenud läbi selle nagu valdkonna. Aitäh! Jaa, meil oli Timo veel. Timo tahtis küsida veel, jah. Jaa, palun. Võta istet ja jõusti siia. Jaa, palun. Tere, Glenn. Tervist. Ma arvan, et sa tegid oma stiilis väga võimsad asja. Aga ma tahtsin küsida, kas sina oled kasutanud mõningaid efekte, ütleme niimoodi, ultrasound või ultraheli või infraheli madalam kui, ütleme niimoodi, 10 Hz või kõrgem kui 10 000 Hz. Antud projektis ei kasutanud infra- ega ultraheli. See on väga hea mõte kasutada, aga nagu sellega tekib sellist esimene probleem, et kuna seda inimkõrvaga nii-öelda ei kuule, siis on raske seda miksida, aga see on väga hea mõte, et seda proovida kasutada. Kui otseselt seda kasutada, see oli hea mõte, ütleme niimoodi, kui meditsiinilises mõttes. Sest üks inimene ei kuula, teine, ütleme nii, sa võid ise lugeda, millal inimene looduses saab kuulda ultraheli või infraheli. Ultraheli üldse umbes ei ole võimalik, infraheli siis kui, kuidas, Earth, geoloogiline nähtus. Siis kui maapõrindus või... Sa mõtled Schumanni resonants? Ja, ütleme niimoodi. See on elektromagneetiline fenomen, mida akustiline. Aga kas äkki sa kasutasid veel midagi? Mitte otseselt musikaalselt? Jaa, ühes loos, selles meile ma ise produtseerisin seal, ma kasutasin nutvat beebit, mille peale ma panin siis autotune'i ja erinevad muud efektid.
ja sampeldasin seda. Ma ise ei tunne, kuidas nimetada mõningaid asju, aga ma tean hästi, et kaasaegne muusika ja praegune popimuusika kasutab mõningaid efekte, mis ei ole otseselt musikaalsed, aga füüsiliselt nad väga mõjuvad inimese taju. Ja ma ei oska öelda, kas ma tunnetasin seda, sest ma pidin tegema natuke tõlketööd eile öösel, aga ma ei maganud, ma kuulasin sind. Ma arvan, et mitte musikaalsed efektid peavad olema kasutatud ettevaatusega. Ja oleks hästi need ka dokumenteerida. Kõik, aitäh sulle. Jah, aitäh sulle. Jaa. Lõpetuseks ma ütleks ühe mõtte, kuna meil on esineja rääkis apollonlikkusest ja Dionüüsuslikkusest kunstides ja muusikas ja kuna ma olen sinu kontserti ka näinud laivis ja nii edasi ja siis minu jaoks esindad sina siin natukene rohkem seda Dionüüsilikkust läbi selle kontserdi korralduse ja sul oli ka seal selle kiige juures oli seal ümber ka kreekalikud taimed ja kõik see, aga samas kui sa seletad oma asja, siis sa oled väga apollonlik, väga selge, väga ratsionaalne. Nii et sinus segunevad need mõlemad aga pigem tundub see just ka muusika poole pealt kalduma Dionüüsuslikkusele. Meil tuleb kolmandaks tutvustada Magnus Saare bakalaureuse tööd ja tema puhul ma näen seda natuke vastupidi, et minu meelest te klapite siia ka selle poolest väga hästi meie tänasele päevale. Et see oli minu lühike kommentaar, et aitäh sulle, Glenn, et sa meiega liitusid Austraaliast, et ma olen väga õnnelik. Aitäh! Olesid tubli Austraalias ja kohtumiseni ja me vangledame siis asjad tagasi. Nii. Ja, et sa võid jääda, aga sa võid ka ära minna, eks ole, nii nagu sul enda vaja. Et see heli on nii katkendlik, et on keeruline, et siis just ütleme tšau sulle siis, jaa.